sest et meri ühtpidi tolles ajas selline süütu teema, aga teisalt see, mida isa nende meredega on teinud, on omaette kontseptuaalne väljakutse olnud talle, et ta ju kõik need nurgelised mered, need lainetavad mered, millel mingit pidi mere tegelikkusega ei ole midagi ühist, aga kus ta siis tema sõbra Olav Marani sõnul, kes sellest ka kunagi rääkis, et kuidas nad Roodega olid käinud kuskil Vääna-Jõesuus merd maalimas ja olid seal mõned päevad oma nende maalikastidega olnud, sest Henn Rooder oli vaja ilmtingimata aru saada, millest see meri koosneb, mis on selle mere struktuur, kuidas teda struktureeritult maalida ja pärast paari päeva seal olemist oli ta siis Maranile öelnud, et see ei ole midagi muud kui ainult üks paljas vesi ja selle peale oli ära mindud, nii et Olav Maran seda mingid aastad tagasi seda juttu rääkis, et see ei ole midagi muud kui ainult üks paljas vesi. Aga samas selle palja vee teemal on valminud äärmiselt põnev seeria meretöid. Mis sa nendest täpsemalt ise räägiksid, sest teil olid ju ka suvised käigud mere ääres ja see ilmselt isa merd analüüsimas, merd maalimas oli väga lähedane ka sulle. Aga ühesõnaga me tunnetasime merd mitte kui barjäärina muu maailma suhtes, et siin lõpeb nüüd maa ära, et siit kaugemale ei saa, vaid vastupidi, meie jaoks oli meri midagi ühendavat. Ja meri ühendas meid, mina tunnetasin seda sügavalt nii, tunnetan siiamaani, et meri ühendab meid muu maailmaga. Meri oli võimalus ja see oli seesama meri, mis uhtus Rootsimaa, Soomemaa, Saksamaa, võib-olla kaugemal Prantsusmaa, Inglismaa kaldaid ja meie Orajõe kaldaid ja ma tundsin, et me oleme kuidagi läbi selle ühendatud selle Euroopaga, kuhu me nagu olemuselt kuulume, mis on meie olemusele omane see kultuuriruum. Võib-olla see vabaduse, vajaduse tunnetamine läbi selle mere samamoodi väljendus isa loomingus, sest et täna, kui sa ühe meretöö veel sellele näitusele, mis meil siin seintel on, juurde tõid, siis nagu sa ütlesid, et isa probleem oli kogu aeg see, et sinule kui tema pärandi hoidjale on see suur küsimus, et ta ei signeerinud, ta ei kirjutanud pealkirjasid taha ja ta ei kirjutanud ka seda, mis aastal või mis ajal see töö on tehtud, et me võime seda eeldada ja järeldada, et siin on üks meri, mis eeldatavasti on 60-ndatest aastatest, ilmselt 60-ndate aastate teine pool, mille taevas on sinimustvalge, et me nimetasime selle pildi siis siin sinuga koos meri sinimustvalgega. Et see sinimustvalge on väga erinevate kunstnike loomingust kusagilt vaikselt nurkasid pidi läbi käinud ja selle töö taevas on see niivõrd selgelt olemas, et kas sa olid sellele ennem ise tähelepanu pööranud?